inimesed käituvad väga sarnaselt selle loomale, mis neile meeldib. Näiteks, metafoori mõttes, las ma seletan lahti. Metafoori mõttes su kass situb sulle koju diivani peal. No ta situb päriselt ka, aga see on samal ajal ka metafoor. Su kass situb sulle koju diivani peale. Sa jõuad koju, sa ei näe kunagi, kui sa teed ukse lahti, sa ei näe mingit kahetsevat või kassi ees, sa ei näe kassi vabandust palumas, kuid sa ei näe kassi üldse. Sa teed ukse lahti, midagi ei ole näha, ainult diivanit, mille peal on sitt. Ja lõpuks vaatad toas ringi, veits kass peesitab kuskil akna peal, et jõu, sa aga kodus või? Süüa tõid või? Ja sa võid näitad sita peale, et kassi nagu, mida sa diivani peale sitt, mida? Ja ta vaatab su vist otsa, et on küll. Diivan ehes on laud ka, ma ei tea, mainid veel sisustuselemente või kuhu see vestlus jõudma peaks. Ja kassid suudavad seda teha, vaata, et sa nagu vaatad talle otsa, teda üldse ei koti ja sa hakkadki mõtlema, et mine perse nagu äkki, nagu, kui tal üldse süümekat või äkki tema ei teinudki või? Meil on üksinda kassiga kodus, kes... Mina sittusin diivani peale. Ja kassid suudavad mängida su sinna punkti, kus sa lõpuks süüdistad ennast. Samas, kui sul on koer ei situ kunagi nagu nalja pärast sulle tuppa. Nagu seda ei juhtu. Selleks, et koer situks diivani peale, see peab häda olukord olema. See on nagu filmis, kus lennukil mõlemad tiivad on otsast lendanud, terve lennuk põleb. Koer on millegi pärast juhise taga. See on üks nendest filmidest. Ja siis see koer lihtsalt jõustab, meil on häda maandamist vaja, pange diivan valmis. Nagu, su koer peab vähemalt mingi 2 nädalat olema seal, nii et ta sulgur on viimase millimeetrini pinges on nagu see kumm, mis kohe lõhkeb. Ja siis ta lihtsalt plahvatab, sulguritükid, kõik on diivani peal sitakoht. See peab nii kaugele minema, et koer situks tuppa sulle. Ja lõpuks, kui sa jõuad koju, enne, nagu kui sa teed ukse lahti, sa ei näe diivanitki, sa näed enne juba seda koera seina ääres nagu mingi teise maailmasõja filmis, nagu ta ootab juba, et tulistama hakatakse. Sa oled nagu, miks sa näed välja, nagu ma oleks 10 aastat siin vägistanud ja peksnud kodus, nagu rahune maha. Koertel on see haige nagu, kui nad tunnevad ennast süüdi milleski, neil on see haige, see pede süüdlase pilk. Mis ei ole üldse seksuaalsusega seotud, aga see on lihtsalt, see on teistmoodi seotud. Ja nad nagu, sa jõuad koju, ta väriseb seal seina ääres, koerad teevad seda, ta nagu ta veits loob silmkontakti, aga ta on kohe nagu, ei, ma ei suuda. Ma olen siin reetnud peremees, ma ei saa otsa. Ja ta nagu väriseb seal juures, sa oled nagu rahune maha, nagu keegi, ma ei hakka siin peksma, onju. Aga koeral on nagu, koeral sa näed, sa vähemalt see tekitab sinus mingit rahuldust, et temal on sitt olla. Ta on nagu, mees, sorry, see oli veits minu süü, et sa 8 nädalaks mind üksinda koju jätsid. Ma oleks pidanud 2 nädalaga vähemalt oskama ukse lahti teha, sorry, mees, ma tõesti ei tahtnud, mul on nii halb olla nagu minu pask mees, sõna otseses mõttes, minu pask. Kas ma saan aidata? Tahad ma söön ära seal? Tahad ma? Palun, lase ma. Sa pead teda eemale kiskuma. Aga samas, kui su kass sittus sulle diivani peal, sa võid lõpuks isegi, kui sa kühveldad seda sealt diivani peal, ta vaatab sind põlastava pilguga, aga sa nagu päriselt koristad selle ise. Mu omanik on nii rõve, sa pead välja kolima. Sa pead välja kolima. Mis kassidega veel on, onju? Kassid teevad jumala tihti seda, kus nad nagu presenteerivad oma kõhtu sulle, onju, et vaat seda nüüd. Vaata seda, kui pehme see on. Nagu vaata. Ja sa oled nagu okei, ta näitab mulle oma kõhtu, samas eelmine kord viis päris valusale rajale. Samas, ma ei tea, äkki ta on muutunud. Ja sa mõtled, miks ta muidu oma kõhtu näitaks mulle? Ja sa võidki lõpuks käega minna sinna, et äkki ta on muutunud, misu, anna oma kõht ja järgmine hetk sa lepitad naabrile kass käe otsas. Ma tean, ma tegin seda paitamise asja, see läheb kogu aeg. Ja naised, kellel meeldivad kassid, käituvad väga sarnaselt. Sa võid koju tulla, su naine lihtsalt ootab, sa teed ukse lahti, ta on sekspesus, sa oled nagu mida? Ma varem põletada saanud. Ja ta on ka, presenteerib ennast, ei no vaata seda, puhas siid. Puhas fucking siid, sa tahad katsu seda. Ja sa oled, no perse, ma ei tea. Äkki ta on muutunud. Ja sa lähedki lõpuks käega lähedale ja ta lööb su käe ära tugeva plaksuga, ütleb, mida pittu sa arvad endast, mul on päevad situ pihku.
samas koera sa võid katsuda ükskõik kust, okei, see kõlab valesti. Mõtlen nagu, me oleme kõik näinud, vaat kuidas mingi väiksed lapsed patsutavad koera pea peale ja see koer on lihtsalt, ei no türa, kui sulle meeldib. Ju meil evolutsiooniliselt sellepärast nii tugevad kolbad ongi, ma ei tea. Kui sa võid koera lihtsalt igat pidi väntsutada, ma ei tea, mida sa tegema pead, et koer närvi läheks või hammustaks näpu perse pannud. Ma pakun, ma ei ole proovinud. Vähemalt koera inimestega on nii. Ja kassi sa võid kutsuda ka, vaat. Me oleme kõik proovinud kassi kutsuda. Misu, kisu, misu, misu. Ja ta lihtsalt vaatab aknast välja, nagu ta oleks 10 aastat kurt on nagu. Misu. Me ei ole kunagi selle nime osas kokku leppinud. Ma olen Toomas. Aga samas koera kutsud, ta tuleb, sa ei kutsu, ta tuleb. Ja see jutt ei jõuagi mitte kuskile mujale, et Laura sai kassi, okei. Mis on ka hea tegelikult, aga ma jõuan järgmine aasta ma jõuan sinna, miks kassi inimesed head on.